lõuna kolmnurk koos tulihobuse aastaga, keda juhib koer, siis draakonile väga pingeliseks perioodiks, ajaks, nii et toimub niisugune vastastikune võimendumine ja see võib olla ka läbimurre uueks, aga samas see hõõrumist ja segadust ja iseenda nagu siis kas allasurumist või just jõuga ettesurumist on niivõrd palju, et ta ei saa enam aru, et kuidas liikuda. siis peab väga jälgima oma käitumist, nii et tegelikult on see harmoonia loomine, tasakaaluka liikumise loomine, tempo loomine, oma eesmärgile truuks jäämine, kas või 10-aastane eesmärk, vaat see on draakoni suured plussid praegu. ja ta ei hakka hüplema ühelt teemalt teisele, ta kaotab niimoodi kõik ära. draakon ei saa hobuse moodi kapata, tema liigub hästi sujuvalt, aga järjekindlalt. nii et tal tekib väga niisugused küsimused selle aastal, et kes juhib mu elu, kas mina või midagi muud. ja see hobune surub selle tempo peale ja siis ta tunneb, et tema ise ja keegi muu paneb ta muukuda nii-öelda ohtlikusse situatsiooni, olukorda ja ta peab siis reageerima. Draakon ei tohi sel aastal kindlasti mitte jõuga domineerida. see tuleb kohe tema enda vastu, tekib vastureaktsioon, seda kindlasti mitte, on ju. ta peab nägema oma suunda, oma visiooni, mitte ainult selle 2 kuu raames või ka isegi mitte 1 aasta raames, vaid pikema perioodi ulatuses. siis ta võtab selle, teeb selle tükkideks ja hakkab sinnapoole minema rahulikult omas tempos, mitte kapates, kord üleval, kord all, kord vasakul, kord paremal. see tekitab temas totaalset segadust, on ju. et ta peab suutma jääda oma tegema mitte ainult suuresõnaliseks, vaid ka hästi praktiliseks. asju suutma ka ise ellu viima, mitte ainult rääkima, kuidas tuleb teha, ka ise neid asju ellu viima. siis ta on nagu kohal, siis ta on nagu tugev, suudab selle hobust nagu taltsutada, nii kohta öeldakse, on ju. et tegelikult on siis see, et kui tulihobune ise annab nagu draakonile just sära ja julgust, on ju, nähtavust, see kõike nagu võimendub, annab ka uhkust, aga annab ka kannatamatust. kannatlikkus on selle aasta märgusõna, kannatlikkus ja mitte kannatamine, vaid kannatlikkus, see on väga suur võit, sellega hakkama saab. ja kui nüüd draakon hakkab kiirustama, hakkab närveerima, hakkab nagu üle panema, jõuga panema, siis ka tema väiksedki vead tulevad kohe nähtavale, tulevad nähtale ja hakkavad kasvama, veerema suurtemateks eksimusteks. parim roll draakonile sel aastal on olla strateegiline visionäär, vaadata tüki kaugemale. vaadata kaugemale, teha uuesti tükkideks ja hakata strateegiliselt neid etappe siis looma, neid käima ja mitte liiga push ides. et kui ta kogu aeg käib seda, et mina tean paremini, mina teen paremini, saab ta vastu nina. et see aasta tegelikult draakonit ei murra. kuid ei luba olla ka mugav, nagu ta laisk võib olla, et sa pead pigem olema, mõtlema, kogu aeg analüüsima ja kaaluma, kuidas siis pehmelt, targalt liikuda oma pikaajalise eesmärgi suunas. ja see on tema jaoks, see on nagu ütleme vaheaasta, kus tuleb liikuma. nii et varsti on tulemas tulidraakoni energiasaasta, nii et jõuad sinna minna küll ja küll, aga tee praegu tööd rahulikult, ära suru peale. saabki aasta hästi mööda.